Lihtsalt öeldes soovitaksin vältida objekte, millel puudub tehniliste süsteemide projekt. Projekti on vaja, kuna selle koostamise käigus luuakse siis A+ energiaklassiga hoonetele sobivad tehnilised lahendused ning seetõttu ei tohiks projekti hind olla ka siis põhikriteeriumiks. Sealhulgas siis esiteks arvutatakse välja kütteenergia vajadus, teiseks valitakse optimaalne küttetorude läbimõõt, kontuurid ja torude vahekaugused ning valitakse ka kollektorkappide ning termostaatide optimaalsed asukohad ja samuti valitakse siis projekti käigus automaatika tüüp, see tähendab siis kas juhtmega või juhtmevaba automaatika. Ning lõppkokkuvõtteks on siis tänu projektile ka tööde kontrollimine lihtsam, mis säästab siis muidugi ka aega ja raha. Põrandakütte ei oleks siis lihtsalt üles võetud põrand, oleks muidugi vaja ka põrandakütte automaatikat, mis aitaks siis kontrollida temperatuuri kõikumisi ja säilitada sobivat siseruumide mikrokliimat ning vähendada muidugi ka siis soojusenergia tarbimist. Ja tuleb muidugi ära märkida, et ka jahutus siis nii põrandas kui laes on muutumas üha populaarsemaks, mistõttu saavutatakse parimad tulemused, kui automaatika suudab juhtida nii kütte kui jahutussüsteemi. Automaatika paigaldamine üldiselt ei ole keeruline, kui te selleks korralikult olete ette valmistanud. See tähendab siis sõltumata sellest, kas te valite siis juhtmega või juhtmeva automaatika, vajate te alati kollektori kõrvale ka elektripistikut. Ja samuti soovitame lähedusse vedada ka internetikaabli. Kui me aga räägime juhtmega automaatika paigaldamisest, siis tuleks planeerida muidugi küttesüsteemi projekteerimise käigus, et projekteerija saaks valida termostaatidele asukohad ning töövõtjad saaksid elektritööd teostada koheselt, kui jõutakse ühendustööde staadiumisse. Kui seda aga ei tehta, on juhtmega automaatika paigaldamine võimatu või isegi väga keeruline. Juhtmeva automaatika valimine aga muudab paigaldamise palju lihtsamaks, sest juhtseadme ja ruumis olevate termostaatide ühendamiseks pole ju kaabeldust vaja. Samuti saate te hõlpsasti siis termostaadi asukohta muuta, kui leiate, et termostaat ei tööta praeguse asukohas korralikult. Seega paljudel juhtudel pakub juhtmeva automaatika rohkem erinevaid juhtimisvõimalusi, näiteks siis süsteemi juhtimist interneti kaudu või ka isegi nutiseadmist. Kasutaja kaotab väga palju mugavust, näiteks ei saa ilma automaatikata hoida soovitud sisetemperatuuri ning välistemperatuuri muutudes oleksid üksikud ruumid kas siis liiga soojad või liiga jahedad. Ning samuti ei saa ka automaatikat küttesüsteemi töörežiimi nii lihtsalt ühe klõpsuga muuta siis näiteks puhkusele minnes. Ja automaatika puudumisel kannatab muidugi ka süsteemi ökonoomsus. Kollektori kõrvale tuleks paigaldada elektripistik ja internetikaabel ning juhtmega automaatika valimisel peaks siis juht termostaatidena vedama juba ehituse käigus. Ning kui te juba otsustate automaatika paigaldada, siis konsulteerige enne ka spetsialistiga küttesüsteemi sobivuse ning termostaatide asukohtade osas.